Isa ja vanaisa olid juba hommikul vara kalale läinud. Vanaisa oli mulle veel pannkooki küpsetanud selle retsepti järgi, mis me eile ühest paksust kokaraamatust leidsime. Need maistasid oivaliselt. Sõin parajasti, kui ema hõikas, et aeg on riidesse panna. Oli juba keskpäev, aga mul oli ikka veel uus valangidega öösärk seljas. Ema, aga mis ma panen selga? Vaata, seal karbi sees on sinu jaoks midagi. Hüüdis ema üle ukse ja tuhises edasi. Tal oli ilmselgelt kiire. Karbi sees oli siidpaberisse mähitud naljakas kleit. Sellel polnud ei taskuid ega varrukaid. Üleosa oli nagu ujumistrikuu ja alumine nagu kohev vahutorbik või roosa suhkruvaid. Ema oli juuksed krunni pannud ja tal oli samasugune kleit seljas. Kärt, oled sa valmis? Jah, aga kuhu me lähme? Suurde teatrisse. Teatrisse? Sellise riietusega? Aga suures teatris olid kõik sellise riietusega, nagu hiljem selgus. Suur teater oli tõesti väga-väga suur. Selle ees oli hiigel suur purskaev ja hoonel oli 8 pikka sammast. Oi, aga milline see veel seest oli, nagu kuningaloss, kuldne ja sädelev. Seal olid kristallist kroonlühtrid, tumepunased sametkardinad ja istmed. Istmeid oli nii palju, et need ulatusid otse lae alla välja, aga ma isegi ei näinud, kui kõrge lagi oli, sest see oli nii kõrgel. Sissepääsu ukse kohal oli eriti tähtis koht, see oli tsaari loož. Omal ajal istus seal Vene tsaar ja sealt oli lavale kõige parem vaade, ema rääkis mulle. Veel rääkis ema, et see on kõige suurem balletiteater terves maailmas. Siis me läksime lava taha ja seal olid peaaegu kõigil sellised riided seljas nagu emal ja minul. Seal käis kiire sigin-sagin, sest etendus oli varsti algamas. Üks baleriin oli haigeks jäänud ja minu ema tuli teda asendada. Muide, baleriiniks nimetatakse neid, kes tantsivad balletti. Etendus algas. Ma ei saanudki saalis istuda, sellepärast, et pärast keskpäeva algavatel etendustel ei ole alla 10-aastasi lapsi saali lubatud. Aga lava taha oli ka kõik hästi näha. Lõpuks tõusid kõik inimesed saalis püsti ja plaksutasid. Mina plaksutasin ka.